tulemuse seisukohalt siis Hannula Katrin Pandis tuuli näots tema järgi 2 sekundiga ja järgmine 3. grupp on juba maha jäänud peaaegu minut. Triina Neiste finaalis praegu juhib Olle Kärner, 3 sekundit on tas maas Sergei Rjabuskin, 2 sekundit. Nii esimeses kontrollpunkti on läbinud ka raadiopunkti ja toomsteen. Teises raadiopunktis on Hannula Katrin Pandis suurendanud vahe 38 sekundile tuulinäotse ees ja Hannula on esimesena finišis ja aeg 7.44 Hannula Katrin Pandis. 38 sekundit teises raadiopunktis oli tuuli näots taga ja 3. on teises raadiokontrollpunktis Karmen Alleg. Mehed ei ole veel jõudnud teise raadiopunkti. Niisiis finišis tuuli näots ja aeg 8.29, tuulinäots finaali 2. ja üldkokkuvõttes 8. 3. koht üldjärjestuses 9. Ja meestest on siis esimesena läbinud jõudnud lõpule Sergei Rjabuskin. Finiseerus ajaga 6.39 ja Rjabuskinile 7. koht täna. Nii järgmised. Finisis ja Annovs. Olle nii suhtus. Tuli tubli kätte. Teise ringi peal ajasin numbrit sassi ja jooksin vist, ma ei tea, umbes 3. teisest. Või siis öeldes 5. 3. Vist oli suur, kas A-finaal täna. Aga pead pisti. Number 49, Viiger Tammmäe. Number 11, Airi Alleg. Number 39, Grete Gutmann. Number 40, Anu Agermann. Number 47, Kirti Remana. Ja number 50, 3-kordne maailmameister Veronika Salmi. Stardini on aega päris palju, 2 minutit. Vist kõige suurem suusaorienteerija, Arevaid ja veel peale selle väga täpne laskja laskeorienteerimises. Grete Gutmann on praktiliselt eelmise aasta jooksul vist on kokku üldse kaotanud siseorienteerimise võistlusi vist 1 kord ainult. 1 kord tühistatud ja 1 kord 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, stopp! Röönikolnik Salmi võttis liidroohjad oma käe. Ettevaatust tead vaatajad. Ja nüüd on tabelite erinevad variandid, erinevad kaardivariandid. Kreeti ja Piibe on ühe variandiga. Nüüd läks erinevaks teevalikuks. Kohe jõuame võtta. Huvitav järgida, kes tuleb raadiopunkti esimesena. Kuna sportlased jooksevad erinevaid variante, on praegu raske hinnata reaalselt liidrit. Kes jõuab esimese raadiopunkti. Ja esimesena on raadiopunktis Veronika Salmi. Maailmameister näitab oma klassi. Kas ta õnnestub lõpuni tempot hoida. Teisena Anu Akkermann. Ja Piibe Tammemäe. Ja veidi hiljem teine raadiopunkt on samas kohas. Ja siis jääb finišikonnistus. Tundub, et Vrooni jätkab liidrina. Kuigi ta jooksis täna esimest korda siseorienteerumist, on vist päris hästi tunnetanud seda